sinu tulevik 1 aasta pärast. Vaatame. On võimalik, et sa põgened armastuse eest. Sul on väga suur hirm seepärast, et see armastus muudab täielikult sinu elu. Tuleb midagi täiesti uut, mis lõhub sinu vana elumudeli ära, elutsükli. Sa oled sellega harjunud, see on sinu jaoks stabiilne, aga see lõhutakse ära ja asemele tuleb see ellu hoopis midagi muud. Missugune on see elu aasta pärast? Kusjuures varsti sa pead võtma vastu otsuse. See on seotud sul kuskile minekuga, võib-olla isegi, et riigist välja mõne inimese jaoks. Mis sind ootab ees aasta pärast? Sa võid olla õnnelik, et sa oled saavutanud oma uue mina sünni, aga see on tulnud läbi suure valu ja isegi läbi mingi kaotuse. Võib-olla olete kaotanud mõne oma hea sõbranna, ei käi enam läbi, eks ole, olete kuidagi tülli läinud. Kellegil on hirm suhelda oma armsa meesterahvaga. Võib-olla ei julgeta oma mõtteid välja öelda, kantakse hirmu mõtteid kaasas, aga võib-olla selle hirmudel teil selle mehe suhtes võib-olla ei ole üleüldse alust. Ja kellelgi tuleb siin ikkagi uus mees teie ellu. Ta on teisse väga kiindunud, ta armub teisse väga ära ja ta käitub teie suhtes justkui poisike, et tal on hirm, eks ole, et oi, kuidas ma pean selle naisega käituma. Aga teie püüdlete ikka naiselikkuse poole. Teil löövad välja muidugi ka oma alateadlikud hirmud, et kas see on ikka õige, mis ma teen. Mingi saatan tuleb teid siin ka veel kimbutama, aga te tulete sellest ilusti välja võib-olla just läbi selle tugeva armastuse. Võib-olla teil on lihtsalt hirmud oma armastusega seoses, kas keegi mind armastab või armastab küll ja tuleb ka armastus teie ellu. Ja te tulete võitjana sellest armastusest välja, seepärast saatan ei saa teid kiusata. Siin on mingisugune tee teil käia veel, mida te kardate. Mingisugused hirmud teil on, aga kuna te isegi läbi hirmu lähete oma teed, tähendab oma seda uut teed, mis teil määratud on, siis see on nagu selline edasiviiv jõud teil. Aga kahjuks lihtsalt on see, et teid pidevalt saadavad hirmud, aga nendel hirmudel ei ole alati põhjust ja see võibki olla seotud just teil meesterahvaga, et kas mehed ikka tunnevad teie vastu huvi. Teile tundub, et mehed elavad nagu oma ette, eks ole, et nad ei ole teist huvitatud. Kas see on ka päriselt nii või?